tänases saates registreerime sisse ennast Pattaya hotelli. Uurime seltskonnadaamide elu, et tuua teieni nende tagamaad. Loobime palle, tulistame relvast. Tutvume teiste toolikatega ja sõidame võrratusse Chiang Mai linna. Külastame templeid ja rendime auto. Vaja need kangid peale panna. Läheb põnevaks. Läheb põnevaks, jah. Vasakpoolne liiklus. Nüüd vaatame, et paremale ei keera. Aha, hakkab pihta. Pulli hakkab saama. Nii, ja nüüd olemegi jõudnud lõpuks Pattayale. Paar päeva oleme siin ja siis liigume jälle edasi. Kus sa sisse tulid? Sealt alustamise. 2000. Thank you. Mul ongi tavatuba, mul on tavatuba, nagu ikka küsisin. Minul on... Ma pean tooli mahu ära, ma pean ikkagi karguküsitust vist tõusma. Opsti. Tooli eest ära, aga vaatame, kas siin vaadet ka on. Siin tundub, et seekord on rõdu ka isegi olemas. Oi! Teise majja näed hoopis otse. Okei. Siin mingi vahetänav on all ja kõrge hotell ja saad hoopis kellegi tuppa aknast sisse vaadata, mis siin toimub. Või vaatavad nemad meile, ega ma seda ka täpselt ei tea. Ei, hotell on okei ju. Jaa, väga viisakas. Palju parem kui ta eelmine. Ja. Aga kõva koristamine käib veel. Ametlikult ongi meil alles kella 3 sissepääs. Aga ei ole hullu, ootame natukene ja saame tuppa. Väga korralik tuba tundub olevat. Keegi on ennem ikka normaalse peo seal maha pand. Täpsus iske Kristjan ka järjekorras. Hakkab kohe palle loopima. Tüdrukud pole tükk aega vees käinud. Vaatame, Kristjan võtab olukorda. Palju puudu jäänud? Nii tüma oleks nad rahulikult kohe viskama. Kohe nii palju liikunud. Tahtsin jalaga korra ära toestada. Võiks korra veel proovida. Tahad ka või? Ei, mul on tüdrukutest kahju. Viskaks küll. Ma teen rahulikult. Hei, Kristjan. Teine katse. Tuleb. Tüdrukutel vedas jälle. Ei läinud nii hästi, aga mis teha. Homme võib-olla peale ujuvist või mingi aeg tulema siis. Võib-olla vähe parem. Nendest kõige lõpusam töö ei ole. Ei ole, jah. Ege, okei, nüüd päeva? No, I take this. Okei. Teed endale elu raskemaks. Mida? Teed endale elu Ma raskemaks. teen ikka, jah. Natuke üles ja paremale. Tihedus on väga hea. Väga hea tihedus. Ma ei näinud, kus nad üldse läksid. Üks on möödas ainult. Paar tükki vist Ma pole kunagi käsi relvast lasknud. Ei ole tegelikult paha ju. Vaid üks on möödas. Ja enamus on ikkagi 9. Paar tükki vast läks mööda ka. Pattayal kohtusime teiste ratastoolikatega. Nad olid loonud
oma klubid. Nemad olid Euroopast, kõik erinevatest riikidest. Neil oli selle jaoks ka vastav varustus kaasa võetud, nagu näha, kellel oli ATV, kellel oli ratastool, kellel veel midagi teistsugust. Pakkusin meesterahvale väikse vana Tallinna, mis mul kaasas oli, aga tema ütles, et ta ei joo ja soovitas ta sõbrale selle viia. Ta oli meeldivalt üllatunud, ta ei teadnud, mis jook on vana Tallinn, nii et nüüd ta saabki teada, mis jook on vana Tallinn. Tagasiteel hotelli kohtusime veel ühe ratastooli grupiga. Nemad olid Rootsist ja mujalt Euroopast. Olid samuti tulnud siia lihtsalt puhkama. Pattaya tänavatel liikudes märkasime tänaval tundmatu logoga minigripp kotikest. Nüüd siis leidsime maast mingi aine. Ei tea, mis aine on. Meenutab amfetamiini, võib-olla ketamiini. Märk on ka peal. Kui tegemist on narkootilise ainega, siis viiks selle omamine meid Tais pikaks ajaks kinnisesse asutusse. Ükskõik, mis seal kotikeses ka oli, igal juhul leidis see tee prügikasti. Tais on legaalne ainult kanep ja seda ka üle-eelmisest aastast. Pattaya peatänav, kus oli põhiline melu, oli alati turvatud külgede poolt aedadega, sihukesed toruaiad. Ja iga päev aitasid meid politseinikud seda toruaeda avada ja kinni panna. Intervjueerisime erinevaid naisi, kes on seltskonna daamid. Neid on võimalik rentida omale tunniks, ööks või koguni terveks reisiks. Tänavalt saab kaasa haarata neiu 1500 paati eest. Muidugi sellise raha eest võid endaga kaasa saada veel hulgaliselt suguhaigusi. 1000 paati on 26 eurot. Seltskonnadaami võttes paaridest on naise suguhaiguste suhtes kontrollitud. Hinnad algavad paaridest 3500 paatist. Kui soovid võtta striptiisi paarist Cherry Girli, on hind 8500 paati ja seda tunni eest. Cherry Girl on selline neiu, kes on tööle võetud kui ilusam tüdruk, kes meelitab inimesi paari raha raiskama. Tema ei pea klientidega kaasa minema, kui ei soovi. Temal on õigus valida, kellega soovib minna kaasa, kuid peab tagasi olema täpselt tunni pärast, kuna tema töö on kliente meelitada. Sellest 8500 paatist läheb 4500 majale ehk asutusele, kus töötab. 2500 saab neiu ise. Vahendaja ehk, nagu nemad ise kutsuvad, ema saab 1500 paati. Ongi viimane hotelli aeg Pattayal ja natukene võtame veel pikali olles päikest ja kell 4 hakkame taksoga liikuma siis lennujaama, et minna edasi Chiang Maisse. Indrek magab ja puhkab, et peaks kauem vastu. Vaatame, mis seiklusi meile elu pakub. Ma ei saanud arugi, kas ta käis üldse või ei käinudki. Nüüd siis sõidame autoga Bangkoki, et edasi lennata Chiang Maisse. Siin me erilist väga midagi ette ei võtnud, lihtsalt niisama seiklesime ringi. Indrekul oli eile väga halb. Tänaseks on korras, vähemalt ühe õppetunni me saime, et igat asja ei pea sööma. Aga igal ühel võib juhtuda. Kuidas tervis on, Indrek? No täna on juba, nüüdseks on juba hea, et hommikupoolik oli keeruline veel. Chiang Maisse jõudes läksime linna vahele. Kogu linn nägi välja nagu aastast 60. Mõtlesime, et laseme ennast viia kuskile baari.
Läksime kohaliku tuk-tuki juurde, ajasime taga juttu ja ta ütles, et ta viib meid, kuhu me soovime. Ronisime Indrekuga tuk-tuki ja sõitsimegi piljardibaari. Piljardit ma mängisin lapsena hästi palju. Mul oli lihtsalt kodus piljardilaud, sõbrad käisid külas ja sai lihtsalt väga-väga palju mängitud. Ja see lihtsalt jääb käe sisse. Muidugi ratastoolis on teda keeruline mängida, kuna kui tavaline inimene peab hoidma ainult tasakaalus kiid käe vahel, siis mina pean ka hoidma oma keha tasakaalus. Nii et ma pean saama 2 punkti korraga paika, et teha seda korralikku lööki. Kui on halvem päev, kus selge ei hoia, ei olegi võimalik hästi mängida. Selle jaoks peab olema hea tuju ja sel õhtul mul oli nii hea tuju. Kõik toimis, kõik oli suurepärane. Löögid, seltskond, paari muusika. Siis kui naisterahvas patsutab laua ääre peale, see on tunnustus vastasmängijale. Et kui sa teed sellise löögi, mis on väga hea, siis patsutataksegi laua peale. Sel päeval me võitsime kõik mängud. Õhtu koju minnes oli hea tunne, kuna võidurõõm jäi meiega. Käisime, külastasime templeid. Praegune templiala koosnes algselt 3 templist. Templid nägid välja võimsad, ilusad, hästi renoveeritud. Vatšedilang tempel tai keeles suure stupa tempel on budistlik tempel Chiang Mai keskuses. Chiang Mai on meeletult odav linn. Chiang Mais maksab sushi 5 kohalikku, aga näiteks teistes linnades 50 kohalikku raha. Muidugi see koosneb 90% turistidest, kogu see linn. Küll on kõik väga vana, aga väga ilus. Nüüd olen siis hotelli tagasi jõudnud. Pärast päikesepõletust ei soovita ikkagi minna. Massaaži kõige mugavam ei ole. Ma ei tea, isegi õla peal nüüd panin valge särgi selga, vaatan, et õla peal on mingit jama tekkinud. See aru, kas ta on siis nahk katki läinud või? Pärast pole kontrollima hakkama. Ainem lööme, laseme Indreku ajame üles. No Indrek, hakkame plaane ka tegema või? Ajame siis pisti ennast. Mina käisin vahepeal juba massaažis ära ja linna peal kondamas ja... No nii, Pajero Sport. Pajero Sport, jah. Teine oleks olnud kõvasti uuem. Aga võib-olla oleks olnud... Ei, ma arvan, see on väga hea. Aga raha võtsid ikka uue selle eest, aina. Vahetsid auto ära lihtsalt. Nii. No nii, kangi peale paneks siis. No vaatame kõigepealt, mis ta ära räägib. We want look. We want just look. What is this? Saab käigu vahetus labadega. Ei, ma saan aru sellest, aga vaata, kui sõitmise ajal mul oli väike Mersum just, seal oli ka näiteks, kui ta lööb ära, siis ei lase käike sisse, kui sa ei oska seda kasutada. Ma arvan, pedaalid ulatuvad küll. Siin on ainult vastupidi, ongi õige. Kusjuures selle autoga on ohutum sõita, sellepärast, et pedaalid jäävad parema käe alla. Aga Eestis jäävad vasakule poole, siis tegelikult nende kangidega on ohtlik, kuna sa ei jõua nii kiiresti käsi liigutada, kui sa pead suundu hästi liigutama. Kindlustus ja asjad on olemas, on ju? Ja. You need documents. Passport? Passport? Yes, passport for check. Okay. This license? License you show police. Police. I go to room. Jah, too ära, He takes the passport. Yeah, passport, money, Money, yes. Day, 2000 and deposit
5,000. 5,000 deposit. Yes. Total 7,000. Okay, thank you. Need on asjad nii kaugel, pass on toodud, dokumendid on vormistatud, raha on üle antud. Ja nüüd siis oleks vaja need kangid peale panna. Thanks. Aga ma ei pea ju prille pähe panema, kui ma prillid peas on, jah? Ei pea. Thanks. Ma pole sedapidi pannud neid kunagi peale, ma pean näiteks vaatama ka. Nii, see on lihtne süsteem, 5 minutit peale, ei lähe tegelikult 5 minutit ka. Ma panen selle paari minutiga tavaliselt peale, teed selle vahe nii palju laiaks, et ta läheks pedaali vahele. Ohutuse mõttes võiks panna ühelt poolt pedaali, et ta ei saaks siit need omavahel kokku minna. Siin on õnneks põrand on kõrgel. Siin pole seda probleemi, et kui sa paned selle pedaali liiga vastu maad ligi, siis sa ei saa pidurit põhja vajutada, kui sa jätad selle alumise otsa jätad allapoole, siis sa ei saa pidurit põhja vajutada, kui on madalam põrand. Aga siin ei ole probleemi. Ikka ülevalt kinni ja kohe paneme ka alt kinni. No Indrek, mida sa ootad siis sellest autotripilt? Läheb põnevaks. Läheb põnevaks, jah? Vasakpoolne liiklus. Nüüd vaatame, et paremale ei keera. Oi. Tegelikult on siin turvaketid on ka veel peal, need on mul küljest ära. Kett käiks siis omakorda ümber pedaali. Ma panen pedaali natukene üle, et siis nagu ei saa gaasi põhja panna. Ma jätan selle jalane meelega ette niimoodi allapoole, et gaasi ei saa tegelikult täitsa põhja panna. Tegelikult on niimoodi, kui paned pidurikangi ka ja niimoodi peaks teinekord olema, siis sa ei saa pidurdada, et seda asja peab jälgima. Ja nüüd on lihtne. Paned selle, võtad siit selle kangi. Võib-olla peab veel poole ära vahetama. Okei, proovime, vaatame. Pühime aknad ka vahepeal puhtaks. Näpud saime juba remondimehe moodi mustaks. Peaasi, et vastu särki ei pane. Aga siin on üks klõkska puudu, sellel on olemas väljas. Ma panin lennuki jaoks, panin ta lihtsalt natukene kokku, aga nüüd ma ei saa ise aru, kus koha peal see on. Aha, tuli. See pulk jääb lühem, kuna on vajutada mugavam. Ja pidur on tõmmates. Gaas lükates, pidur tõmmates. Toimib. Indrek juba sai esimese asja katki tehtud. Nüüd teeb juba remonti. Kiire fiks. Nii, korras. Korras, lipa peale, lähme, teeme pulli. Sellisesse väga lihtne ei ole ronida. Aga sina saad hakkama ju. Noh, pole tullu midagi. Korras. Läksime. Nii, siis on vaja. Pidur alla, käiks sisse. Peeglid on enam-vähem. Hakkab kohe õnneks liikuma ka, nii kui lahti lased, nii nagu peab. Pulli hakkab saama. Nii, vasakule siis. Okei. Hakkab pihta. Suund on siin pool üldse ja küll nüüd põeb aine. Kolakas Mulle ei taha esimese ristmiku peal ära rihtida kohe. Ja mina nende rollerite asemel igases minule küll külje alla ei julgeks sõita. Aga see pidur on tal aeglane. Lähed, vaata kui alla ma pean nii risti pean vajutama, et pidurit saada. Ja ma ei saa blokki, vaata, see on kõige hullem see, et ma pean olema see käsi piduri jaoks ka nagu valmis. Ma ei tea, kuhu poole lähme siis. Suund on sees. Sina vaata ka sealt poolt, kas tuleb keegi. Seda pidi ei saagi tulla. See on ainult ühe suunaline. Nii, poliis on kohal. Meil pole täna mingit poliisi vaja, ära hakka meil jaurama siin. Tuli juba järgi. Meid tahab maha võtta või? Lasen ta peab ta mööda laskma või? Läheb lihtsalt mööda. Seekord veel joppas. Ja selle valge järgi. See on ikka päris crazy praegu, saad sa aru või? Sa pead pöörama sinna ka, kus sa nagu aru ei saa, kus sa pöörama pead. Jogi. Ei, äge, väga äge. Jälle üks elukogemus juures. Istet äkki ülesse poole natuke tõstma, sest ta toetab nagu. Ei. Ma ei saa ju, mul põlvede vahe on 2 senti, kui mul spastikoog peale tuleb, on rool lukus, seda ei võite kohe arvestada. Siis ma ei keera mitte kuskile. See otsa. Ei tohi ropendada. Mul ei saanud aru, kus on piduri, kus on gaas. Nüüd hakkavad need turistid, meiesugused hakkavad ette jooksma.
mõtle, mis tunne nüüd on siis, kui siin 2 ratastooli venda kakerdavad autode vahel. Jookse üle. Ma juba hakkan sellest kultuurist aru saama, et te teete need ristandid. Ma hoian liiga vasakusse äärde ka, nagu ma näen, onju. Siit ma võin kellegi maha rihtida pärast, onju. Ma mäletan seda pärast seda teist õnnetust sõitmist, siis oli ikka jubedam. Ikka väga palju jubedam. 7 kuud polnud autoga sõitnud. Siis oli ikka see tunne, et sa ei tahtnud sõita. Võtsid selle käsi, mul oli siis see sama käsijuhtimine, mitte see teine. Ja läksid sellega, siis esimene tunne oli üle 7 kuu, et läksid rooli taha ja siis mõtlesid, et mida sa teed siin. Aga läksin, sõitsin esimene päev ära natuke aega ja siis panin auto ära, järgmine päev läksin jälle ja paar päeva ja olid jälle harjunud. Sellepärast ma nats nagu põen, aga muud ei ole midagi. Aga tegid ju auto ju odavamalt ju. Seda polnud, seda teine oli 2500, see oli 2 tonni, siis küsiti 5 sati vähem, et seda uuemat ei saa. Palju siin üldse linnakiirus on, seda ka keegi teab? No arvestame siin 50-60, ega. No ei pead 70 korraks. Järgmisena jääb kuskil seisma, siis ma panen selle seljatoe kuidagi moodi, et me niimoodi selg püstida. Ossa raks. Ikka tegi paanika. Läheme otsa veel, jah? Jah. Vahepeal teeme peatuse. Kuna jalad hüppavad, siis paistin sealt palju võivad piduripedaali alla hüppata. Selle jaoks, et nad hüppaks sinna, siis tuleb vahepeal teha peatus. Parem, Nüüdseks on asi nii kaugel, et auto juba karjub see jõuab minna, mäed on niivõrd järsud, aga väga äge loodus on see. Võib-olla ongi see klots nüüd seal gaasipedaali all, vaata. Muud hullu pole midagi, kui nad käivad vastassuuna vööndist vahepeal. Tulevad siia poole vööndisse üle. See ongi käsikangus, see on peale neid, teate? Sama jutt, mida ma teile rääkisin. Nii rohkem siit vihma sajab kogu aeg, nagu näete. Ühesõnaga, ma olen laba pihta hoopis läinud. Ma mõtlesin, mis jama see on. See asja uuesti üle. Nii, suretame aini, nii kõige lihtsam teha, ma arvan. Paaras. Ma tõmbasime siin esimese või teise käiguga. Ma ei tea, mitte käiguga me tõmbasime undas, ei jõudnud minna. Ma ikka ei jõua minna. Kogu vaikselt. Ei jõuagi minna. Kere on nii suur siukse mäe kohta. Ma arvan, et on mingi muu jama. Kohal. Ja me vaatame, kas saame ka sinna loodusparki minna. Pataialt sõites Tai rahvusvahelisse lennujaama oli kadunud mul pass. See tekitas kõigist paanikat. Kuna ma olen siuke natukene nagu kartev inimene, küll väga julge, aga samas ma peidan oma asjad ära. Tüki aega mõtlemist, kohvri lahti võtmist. Tuli mul äkitselt meelde, kui ma nägin akude fooliumkotti. Et ma panin sinna sisse, okei, leidsime oma passi ülesse, mõtlesime, et mured on lahendatud. Aga siis selgus tõsiasi, et meid lennukile ei lasta. Kuna see firma ütles, et tema ratastooliga inimesi ei teeninda, tema ei tohi puutuda meid, katsuda ega mitte midagi teha. Siis me lihtsalt seisime, üle tunni aja seisime, ootasime, vaatasime ja lõpuks tulid nad meie juurde uuesti tagasi, ütles, et okei, kui kirjutab alla operaator dokumentidele, et ta ise vastutab, siis 1 võib ta kaasa võtta, aga 2 inimest aidata ta ei tohi. Mõtlesime, et no asi seegi siis, et ostan siis homme uued piletid endale Shanghai'sse. Võtsin operaatoriga kaasa, et lähme ostame ära mulle need piletid. Olime siis selle ostmisaparaadi ees, vajutasin juba ära, pidin hakkama juba maksmisnuppu vajutama, siis ma mõtlesin, ütlesin, kuule, ma tahan näha, mis moodi nemad minu lennukist maha jätavad, kas nad tõesti jätavad mu ratastooli maha. Või kui ma ei jõua lõpuni käia, jätavad mu sinna vedelema, et ei luba sul appi tulla. Ma tahan seda näha. Meile öeldi, et kohe on minek väljast trepiga ülesse. Operaator ütles, et mis siin ikka, võtan Indreku selga, viin ära. Ma mõtlesin, et ei, see nii lihtsalt ei käi, aga läksin selle asjaga kaasa. Tegelikult selgus ikkagi, et oli seest lennukile minek, aga ta ei tohtinud isegi keegi tulnud appi. Lennuki ukse ees võttis operaator Indreku selga ja viis lennukile.
kuigi operaator on siuke lühike poiss, võttis ta ikkagi ta ümbert laksti, olid käed ümber tema siit ülevalt, selja tagant. Kuigi Indrek on pikk poiss, siis ikkagi tal jalad ei lohisenud maas, sest meie operaator on nii visa ja tubli. Mina läksin oma karkude peal sisse, tool pandi pagasisse, probleeme polnud. Meil aeti algselt üldse natukene jama, aga kui me jõudsime koha peale Chiang Maisse, tulid välja, et lennukil ongi trepid, pidigi lennuväljale alla minema. Okei, Indrek läks operaatoriga. Operaator võttis kinni, viis lennuväljal olevast trepist alla, viis ta bussi, pani tema bussi. Mina mõtlesin, no mina ju kindlasti hakkama ei saa, ma isegi ei lähe lennuki trepist alla, arvasin. Aga siuksed väljakutsed ongi väga head treeningumaterjalid. Et sa pead saama ja tahtma. Kujutad ette, et ma tulingi ja käisingi lennuvälja trepilt viimase astmeni alla välja. Siis tuli operaator jooksuga minu juurde, ta arvas kohe, et ma ei jõua enam bussi minna, võttis ka minu kukile ja viis sinna bussi ära. Keegi ei tulnud operaatorile ütlema, et sa ei tohi appi tulla. Aga see oli nii võrratu seiklus. Tagantjärgi mõeldes mõelda, et kui mõtlematuid tegusid me teeme, aga meil oli oma Eesti operaator sel hetkel kaasas. Mees, keda ma tunnen väga pikki aastaid, kes ei jäta sind mitte kuskile. Et selles suhtes ma olen tänulik oma sõpradele, et mul sellised sõbrad on. Mul ei ole väga palju sõpru, aga need sõbrad, kes on tõesti head sõbrad. Nad aitavad mind iga kell igas olukorras. Kuigi mul vahepeal tundus, et mul ei ole neid nii palju, aga täna ma võin öelda, et neid on mul tõesti palju. Kui ma lihtsalt tean, et ma võtan teinekord, võtame kuskile spaasse maja, läheme sinna ja siis on meiega kaasas mõni toolikas ja ütlevad, et su sõbrad tõstavad niimoodi meid lavale ja igale poole, siis hakkadki mõtlema, et tegelikult mul on väga head sõbrad. Ja aitäh nendele sõpradele. Järgmises osas läheme paadiga seilama saarte vahele ookeanis. Ujumas on käinud, meil on hea, mina siiamaani nutan, pisaraid jagub veel. Lähme vaatame, kas me saame bambuuraftingule ja sõidame Patongi, et nautida Patongi elu. Naeravad seal taga kõik rauad. Krabis räägib ära Indrek oma ratastooli jäämise loo. Tagantjärgi mõeldes sa ikkagi hakkad nagu hästi sügavasse auku ära manduma.